Tere hommikupoolikut kõigile, eelkõige Tehnikaülikooli rahvale ja rektorile, kes on kõik siia kohale tulnud. Pidime olema siin oma kolleegiga küll kahekesi, aga kahjuks väikeste laste haigused käivad oma rada ja kahjuks kolleeg on kodus seetõttu. Aga minu ettekande teemad täna on siis jagatud ka kahte ossa, aga ma alustan nagu teist tagurpidi kui mul eelkõneleja, et ma alustan nagu üldistest meetmetest kõigepealt ja siis lõpetaks õiglase ülemineku fondi temaatikatega. Nagu mainitud juba sai, et siis TAIE strateegias käib see võimekuse kasvatamiseks seotud meetmete ettevalmistamine uuel tõukefondide perioodil ja siis me oleme, seal on nagu nii-öelda kolm sammast, mida me oleme ette valmistanud TAIE strateegias, et siis Haridus- ja Teadusministeeriumil on pakkumise pool, mis puudutab nagu teadusasutuse kõrgkooli, MKM-il siis nõudluse pool nagu ettevõtted ja siis kahte poolt nagu ühendav osa on siis teadmussiirde osa, millele ka väga suurt rõhku pandud uuel perioodil. Üldised suunad uuel tõukefondide perioodil siis regionaalarengu fondi poole pealt on see, et teadusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde võimekuse kasvule panustatakse ja teadmiste tehnoloogide siiret toetavad tegevused on need, mida siis toetame. Alus- ja rakendusuuringute võimekus, uued uurimissuunad, arendusteenused ja seda kõike ettevõtluse vajadustest lähtuvalt ja arendades koostööd ettevõtetega. Sealhulgas siis ühiste väljakutsete lahendamine, laiem koostöö teadusasutuste kõrgkoolide vahel ja TAIE fookusvaldkondades, mis on nagu te ilmselt teate, on 5 fookusvaldkonda, kokku lepitud, et nende osas siis teadusasutuste ja ettevõtete vahelise koostöö toetamine. Toon siia ette ära ka lühidalt ka need TAIE fookusvaldkonnad, mis on olemas, need siis digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad, teenused, kohalike ressursside väärindamine, mis on siis praegusest nii-öelda pilootprojektist Restast tuntud toit, puit ja maavarad või maapõuevarad ja siis lisandub siis ressursside väärindamise poolde veel teisese toorme ja jäätmete teema. Siis veel nutikad ja kestlikud energialahendused. Need esimesed 4 on siis kõik nagu nutika spetsialiseerumise suunad ja siis viiendana lisandub siis elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum, mis on siis peaasjalikult siis Eesti poole finantseeritav, et kuhu siis Euroopa vahendeid ilmselt suuremas osas kaasata ei ole võimalik, aga läbirääkimised veel käivad. Need on siis eelisarendatud valdkonnad, mis eeldavad nii teadlaste kui ettevõtjate koostööd ja millesse siis ka tuleval perioodil rohkem panustame. Mis on eesmärk? Eelkõige siis teadus ja, nagu enne mainisin, teadus- ja teadmussiirde võimekuse kasvatamine. Programmis on siis edasi temaatilised teaprogrammid fookusvaldkondades, sektorite vaheline mobiilsus, teaduse tippkeskust ja teadustaristu teenuste arendamise meede, teadusasutuste kõrgkoolide teadmussiirde võimekuse kasvatamise meede, siis Astra Plus, rahvusvahelise teaduskoostöömeede ja avaliku sektori teavõimekuse toetamine, siis RITA Plus programm, mida me praegu ette valmistame. Võib-olla, kuivõrd eelkõige on siin suunatud nagu ettevõtetele, see informatsioon, siis proovisime välja tuua need huvikohad, mis ettevõtetel peaksid olema
STATM teatavasti toetab eelkõige teadus-arendustegevusi ülikoolides, teadus-arendusasutustes ja huvi võib-olla on selles valdkonnas kui temaatilised teaprogrammid. Seal arendatakse ettevõtetel vajalikke uurimissuundi, rakendusuuringuid, sektoraalses mobiilsuses teadlased ettevõttesse, ettevõtjad teadusasutustesse liikumine, oma teadmisi ja kogemusi rakendama ja ka lisaks sektoraalse mobiilsuse alla läheb ka teadmussiirde doktorantuur ehk siis ettevõtlusdoktorantuur. Teaduse tippkeskuste ja teadustaristu teenuste arendamise meede. See on teateenused ettevõtetele, parem juurdepääs labori ja andmebaasi teenustele. Meil on olnud probleeme laborite avamisega laiemalt ettevõtetele ja me proovime sinna nagu panustada. Teadusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde võimekuse kasvatamise meede. Seal on põhimõtteliselt siis Astra, seal on siis kvaliteetsed teadus-arendusteenused ettevõtetele ja koostööprojektid, mis sealt valdkonnast nagu toetatud saavad ja siis avaliku sektori teavõimekuse toetamise muuhulgas ka väga hästi ettevõtlusorganisatsioonide poolt vastu võetud arendusnõunike toetamine erialaliitudes, et kes siis oma liitudes kogu seda informatsiooni koguvad, jagavad, süstematiseerivad ja annavad ka sisendit hiljem nagu Haridus- ja Teadusministeeriumile, millised meetmed ettevõtted kõige rohkem võiksid vajada. Mis need huvikohad veel siin täpselt on, et see, kui nagu eelpool juba mainisin, et HTM otseselt ettevõtetele toetusi ei anna, aga ettevõtjad ja ettevõtjate esindusorganisatsioonid saavad osaleda nende uurimissuundade ja teemade määratlemisel, mis on nende jaoks olulised, meetme tingimuste kooskõlastamine ja ettevõtjate esindusorganisatsioonid osalevad meetmete ekspertkogudes ja hindamiskomisjonides. Vabandust. Võib-olla siia tooks selle näitena juurde ressursside väärindamise RESTA programmi kogemuse, kus juba algusest meetmete väljatöötamise etapis olid meil juures nii ettevõtlusorganisatsioonid kui ettevõtted ja teadlased, kes kõik need teadussuunad üheskoos paika panid ja otsustasid ja siis ekspertkoguses on ka täpselt samamoodi siis ettevõtjad, nii ettevõtjad, esindusorganisatsioonid kui ka siis ministeeriumide esindajad. Nagu Restats juba mainisin, et siin on ressursside väärindamise programm selles väiksemas mahus praegu käib, seal tegevused lõppevad 2023. aasta suvel ja siis sektoraalne mobiilsus, teadlased ettevõtetesse arendustegevusi tegema. See on praegu jooksev taotlemine ettevõtetele, taotlemine on hetkel avatud, vahendid on, kuigi see on novembrini see hetkel see konkreetne aken, kus taotleda saab, aga kindlasti seda me pikendame, sest seal see on koht, kus koha peal ettevõtted saavad värvata endale teadlast arendustegevust tegema. Ja lühidalt selle TAIE suundade kohta kõik ja läheks edasi siis õiglase üleminekufondi temaatikaga. See teadmusmahukuse suurendus, ettevõtete teadmusmahukuse suurendamise meede, mida me koos Majandusministeeriumiga ette valmistame,
on jaotatud siis 2, kus siis Majandusministeeriumi poole pealt on nagu otse ettevõtete investeeringute, teadusmahukate investeeringute toetamine ja siis HTM-i poolt on siis keskse kompetentsikeskuse loomise idee, mida soovitakse siis toetada. Summad on samad, selles mõttes see on 25 miljonit pluss siis lisafinantseering ja toetus antakse rakendusüksuse tegevuseks. Meil on hetkeseisu, kuivõrd need kogu need toetusandme tingimused ei ole veel lõplikult kinnitatud ega lahti kirjutatud, siis praegu me esitlemegi nagu hetkel olevaid ideid, mis on laual, sest meil on veel läbirääkimised pooleli nii ülikoolide kui teiste osalistega. Hetkel on planeeritud niimoodi, et kompetentsikeskuse keskseks vedajaks, projektijuhiks saaks olema IVEC, see on kohapealne organisatsioon, ja siis eesmärk on tõsta Ida-Virumaa ettevõtete asutuste teadmusmahukust ja koostööd asutuste kõrgkoolidega. Sihtgrupiks on siis kompetentsikeskuse platvorm, mis siis töötab kõrgkoolide ja teadusasutuste konsortsiumina Ida-Virumaal ja sellega on soov luua nagu Ida-Viru ettevõtjatele teadus-arendustegevuste keskkond ja siis selline konsortsium võiks olla siis TalTechi ja Tartu Ülikooli kolledžite ja siis IVEC-i osalusel, mis ei ole kindlasti suletud nimekiri, et siia võib kohalikke ettevõtjate organisatsioone konsortsiumisse juurde tuua. Alaeesmärkiseks on siis ühistegevused, uute teadmiste kasutuselevõtu eestvedamine just keskuse poole pealt, arendada alus- ja rakendusuuringu võimekust, avada uued ettevõtete vajadustest lähtuvad uurimissuunad, kui on olemas mitmeid ettevõtteid, kellel üks kindel teadus-arendussuund pakub huvi ja kus saaksid kasu nagu mõlemad või mitmed ettevõtted, siis see on see meede, kus koha pealt saab selliseid uurimissuundi avada ja siis komplekteerida ka uurimisgrupid sinna juurde loomulikult. Arendatakse kompetentsikeskust kui koostööplatvormi, ütleme nii, et see kompetentsikeskus ei ole nagu üks maja kusagil keset Ida-Virumaad, vaid see on ikka olemasolevate tegijate ühine koostööplatvorm, millest me räägime siin. Ja siis see koostööplatvorm, loomulikult sinna on vaja ka tippspetsialiste, sinna on vaja ka töötingimusi, aga nendest toetatud tegevuste koha pealt ma juba järgmisena ka räägin. Ja kõige olulisim võib-olla on välja tuua siin see, et sellise kompetentsikeskuse loomisega on soov tagada jätkusuutlik uuringute, teadmussiirde ja teavitustegevus Ida-Virumaal. Et anda sellele hoogu ja et see oleks järjepidev ja see suudaks tegutseda ka peale selle konkreetse toetusmeetme lõppu. Arendatakse teadmussiirdealast koostööd maakonnas, asutuste, kõrgkoolide, haridusasutuste, ärisektori, omavalitsuste ja kogukondadega. Et selline üleüldine koostöö on siit meetme alt on nagu toetatav. Lähemalt võib-olla ka toon veel kord välja, et mida me siis teeme konkreetselt. Kus see kompetentsikeskuse idee tuli, meil oli eelnevalt selle
meetme väljatöötamise juures ka erinevad töötoad, mis oli seal ideekorje baasil kõigepealt siis nagu Kaupo enne ära mainis, olid need konkreetsed fookused, mis olid neli reaalset fookust, mis taastuvenergeetika lahendused, tööstus 4.0, keemiliste protsesside väärindamine ja siis muud teemad, mis sinna tulevad. Ja siis esimese 3 puhul olid meil sellised töötoad, kus me küsitlesime siis ettevõtjad, teadlasi ja ettevõtlusorganisatsioone ja nendest kõigist gruppidest mõnedelt nagu kõige esimesena, teistelt nagu esimese 3 seas tuli välja, et selline kompetentsikeskus Ida-Virumaal on vajalik. Ja seetõttu me oleme sellise meetme sisu ettepaneku teinud. Ja kuidas on plaan siis teha, siis luua platvorm teadusmahukateks ühisalgatusteks, siin kasutada ära IVEC-i projektijuhtimise kogemust piirkonnas ja kolledžite teadus-arendustegevust, mis on ettevõtete koostöö aluseks. Ja eesmärkide täitmiseks siis teostatakse tehnoloogia teadlikkuse kasvatamist, nõustamist, tehnoloogia rakendusvõimaluste tutvustamist, katsetamist. Kõige selle eesmärk on lõpuks luua loomulikult uusi teadmisi ja ka tippspetsialistide töökohti ettevõtetes. Ja nagu varemgi mainisin, siis ettevõtlik avastusprotsess ja kogukondade kaasamine on siis nende arendatud teadusteemade valikul oluline koht. Mis tegevused siis esialgu on planeeritud, see ei ole siin mingi lõplik nimekirja, aga need on sellised ideed, mis praegu laual on, et demoalade ja projektijuhtide töökeskkonna sisustamine ja IVEC-i ja teeasutuste projektijuhtimise võimekuse täiustamise. Esimese hooga oleme siin rääkinud Vidrikusse demoala sisustamise võimalus ja siis Narva tööstusinkubaatorisse, kus on siis tööstusrobootika temaatika, on idee olnud. Aga nagu öeldud, et need täpsustame juba veel ka ülikoolidega veel üle. Siis on idee ettevõtete vajadustele vastavate uurimisteemadele, uurimisgrandid välja anda. Circa 5 on siin orienteeruv number ja ka palju siis teadustöötajaid ja doktoranti nende teemade juurde saab kaasata, et see on nagu lihtsalt indikatsioon, et see ei ole mingi kindel väljunud näitaja hetkel. Teame, et välistippspetsialistide kaasamine spetsiifiliste uurimisvaldkondade edendamiseks on olnud suhteliselt raske ülesanne, siis me sooviksime ka selle poole pealt kaasa aidata, et leida neid vahendeid, et sellist välistippspetsialiste siia kaasata saaks. Suur osa eelarvest on mõeldud ka siis ettevõtete ja teadusasutuste ühiste ideede, ühislaborite sisustamiseks ja täiustamiseks, et saaks laiemalt neid teenuseid Ida-Virumaal pakkuda. Lisaks on planeeritud ka siirdeprotsesside seire ja hindamine ja kohalike kogukondade kaasamine teadus-arendustegevustesse. Ja loomulikult kõik võimalikud koosloomas osalejate koolitused ja siis kogu õiglase ülemineku fondi ja ka siis konkreetsete nende uurimisvaldkondade sisu kommunikeerimine ja siis turundustegevused vastavad.
Rahastusskeemist lühidalt uurimissuundade ja rahastajate uurimisteemade valikul lähtutakse piirkonna ettevõtete arenguvajadustest. Otsustustasand on meetme juhtkomisjon ja mis siis juhtkomisjon on planeeritud siis koostada eelkõige Ida-Viru teadusnõukogu baasil ja siis ka lisada sinna ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajaid. Ja toetusmäärad ja summad elluviijale partneritele omafinantseeringu määra ei rakendata, sest see on nagu suunatud pakkumine selle meetme kuidas on öelda, meetme läbiviija tegevuste toetamiseks. Ja kui on tegu teale anta riigiabiga, siis kohaldatakse ka vastavaid määrasid. Selle koha pealt on mul ka kõik ja kui on küsimusi, siis vastaksin meeleldi.